hommikust, järjekordne vlog, jälle siin laua taga hommikusöögiga. Ma ei tahaks seda vlogi sellega alustada, aga ma pean. Läksin siis magama eile 10, natuke peale 10 ja 1:30. Uni läinud. Täiesti pekkis, ma ütlen ausalt, nagu praegu kell on 7:20 ja okei, ma tunnen ennast päris okeilt, on ju. Ei tunne, et ma oleks maganud ainult 3,5 tundi öösel. Või siis pole isegi mitte õhtul. Mis sa seal välja valid? Panid viineri või selle vorsti panid sinna. Jah, sure. Aga jah, täna on vaba päev, viimane vaba päev. Et mõtlesin, vlogin meie siis vaba päeva, mis me täna teeme. Mul mingid mõtted on, kas me jõuame nende teostamiseni, ma ei tea. Ja homme siis lähen 1 päevaks tööle ja siis mul on jälle vabad päevad. Tegelikult ma vist pidanud täna tööl olema, aga meil on aastas 6 päeva, kus me võime võtta vabaks ja siis makstakse keskmist töötasu. Nii et otsustasin, et mitte raisku lasta seda, siis võtsin tänase vabaks, muidu aasta lõpp ja siis aasta lõpuga lähevad kõik nulli, on ju. Või nagu igatahes neid ei saa üle kanda nagu puhkuspäevi. Vot. Nii et sööme oma hommikusöögi ära, nagu nägite mul siin võikud võileiva selle kurgiga. Ma ei tea, nii tuli selle isupoes. Pole vist kunagi tegelikult seda ostnud varem. Söönud olen küll, on ju, kuskil ema juures siis ilmselt. Aga ise pole ostnud. Sööme ära ja vaatame, et kell saaks enam-vähem mõistlikuks. Et päris kell 8 vist ei lähe kodust välja. Ja, sööme kõhu täis. Jürk. Jürgil on, kus on vihmavari? Näitan Jürgi vihmavari. Vihmavari ja kas tal on prillid ka? Prillid. Prillid. Marjad on korvi sees. Korjab marju. Hobune jälle. Kaua kui Sonja seal rahulikult toimetab oma raamatutega. See on nagu viimasel ajal nii palju nendes raamatutes kinni, et mul nagu vahepeal tekib isegi nagu mure, et nagu ma ei tea, kas tal on kõik okei või. Et on tõesti nagu, teda ei huvita nagu, ainult mingi mänguasju veab kaasas, mingi neid pehmeid. Ega ta ma istun ikkagi temaga ja mängin nagu teisi mänguasju ka, on ju, mänge ja värke, aga võib-olla vahepeal tuleb, teeb midagi, aga üksi ta küll ei lähe mängima. Aga raamatutega nagu. Aga mul lõpuks ostati ära see soojakott pudelitele, siis lutipudelitele. Nii et ma pean selle ära pakkima. Selle pakkima, viima pakiautomaati ära. Ja siis ma tahan pakkida asjad kokku Sonjale, sest et ta on nüüd seal 1 päeva, siis me oleme seal minu vabad päevad. Ja siis ta jääb veel sinna. Ja, tere! Minu mitmeks tööpäevaks. Et me vahepeal ei tulegi koju päris pikalt, et ühesõnaga peab päris palju asju talle kaasa pakkima, riideid ja värke. Et jah, ühesõnaga teeme selle ära ja siis vaatame, kas me täna lähme võimlemisse. Täna on küll esmaspäev. Jah, kell 10 peaks vist olema võimlemine, ma ei tea, äkki ei ole. Ei tea, nagu tahaks minna, aga samas ma ei tea.
vaatab. No vaatan, näita. See on must lammas. Emme peab sulle hakkama asju kotti panema, kallis. Emme peab asju hakkama kotti panema. Kas sa vaatad ise natukene? Näita Kiisule. Näita Kiisule raamatut. Kiisu tuleb vaatab. Kiisu tuleb vaatab. Näita Kiisule raamatut. Jaa, sinu kissa on see. Mõtlesin, et lähme täna käime poes Sonjaga, et ostame kõik jõulutoidud ja asjad ära. Et oleme ilmselt Kehras jõulude ajal. Aga emaga just rääkisin, et ei, isa käis eile seal poes ja ostis kõik ära. Et ei pea siit midagi vedama. Nii et ma ei teagi nüüd, mida ma teen. Kell on varsti 9 hommikul alles. Et mu nii-öelda osa plaanist on nagu, mitte rikutud, aga ühesõnaga seda ei ole enam vaja. Buu. Kus sa oled? Ja samas ma tunnen, et mu süütenöör on täna väga-väga lühike. Nagu see, kui Sonja seal askeldab oma ette või mingi kisendab või mis iganes, mul täiesti ükskõik. Aga kui ta midagi tahab ja siis ma nagu üritan talle anda või teha ja siis ta jaurab ja joriseb, siis on küll niimoodi, et ma ju aitan sind. Et jah, see magamatus on veits kehva. Aga ma ei tea, ma siis lihtsalt... Ma ei tea, ma siis hakkan tegema maniküüri ja pediküüri. See oli mul ka nagu nii-öelda nimekirjas, et tahaks teha. Ja siis Sonjal on ka põnev käia ja näppida neid asju. Kuigi ma ei tea, kui hea mõte see on sellises praeguses seisukorras. Tere! Pool pediküürist on tehtud, pool on veel minna ja üllatavalt Sonja peab ilusti ennast üleval. Askeldab siin oma ette ja istub mu kõrval ja ei tee pahandusi seni. Aga eelmises vlogis nägite vist, et mul olid küüned punased. Ma ostsin jälle keellakki ja ma tegin Sonja, palun ära võtta sealt mulda. Aitäh! Ja mul ei püsi. Ma ei tea, ma teen kas midagi valesti, kuigi mul on nagu kõik enda meelest kõik meeles, kuidas teha. Ja lööb lahti lihtsalt otsast. Mul on hästi lühikesed küüned ka, et neid otsi on nagu raske kinni panna tegelikult selle keellakkiga. Ja ühesõnaga ma võtsin selle punase maha ja siis ma panin lihtsalt peissi ja toppi, et ma pannud värvi ja samamoodi see tuli mingi mõne päevaga olid juba õhumuulid all. Ma kirjutasin õele, et äkki ta viitsib homme teha ja homme ta teebki mulle. Et lähen talle salongi, viin Sonja Kehra ära ja siis lähen käin sealt läbi. Vaatame, kas midagi ta teeb teistmoodi, et püsivad äkki või siis on ikkagi ma ei tea, nagu raseda keha mul endiselt, et tõrjub igast. Sonja, palun ära võtta. Kardinat ära pane mulle sisse. Vot, aga teeme selle pediküüri lõpuni ja siis, maniküüri mul ei olegi midagi teha, ma viilisin ära, lõikasin ära ja homme siis tehakse korda. Ja vist ikkagi käime Ülemistes ära, sest ma ei tea, mida ma siin 2 tundi olen, aga õuega ei viitsi minna.
ei viitsi. Lähme käime Ülemistes. Mõtlesin, et ma ei tee Soonjale jõulukinke. Kallu, Soonjakene, palun ära puutu seda. Kallikene, palun ära võtta. Ma mõtlesin, ma ei tee jõulukinke, aga eile siis pakkepaberid tõin tööülest ära ja hakkasin siin mingid kingitusi ikkagi pakkima. Õelastele kingitused. Ja Soonjale mõtlesin, et ma kingin talle ühe väikse hiire raamatu uue siis, sest et talle tõesti nii väga meeldivad, see hullumeelne. Et lähme ostame selle Ülemistest, kus tuleme koju tagasi. Vaatasin kell 9:30 kella. Mõtlesin, okei, meil on pool tundi aega, et me jõuaks võimlemisse. Nii et me sõidame hoopis võimlemisse praegu. Jätame selle Ülemiste käigu õhtusse võib-olla. No nii, jõudsime kohale. Käisime ukse taga, uks on kinni. Nagu ma veits kartsingi, et täna tundi ei toimu. Ma vaatasin enne küll juba hommikul netist, et kas seal on mingit infot. Ma ei näinud seal midagi. Ja mis seal ikka siis? Lähme käime ruttu Ülemistes ära. Mis on mul täna lihtsalt ajutegevus nii lappab. Tulime ikkagi Viimsi keskustest. Mul tuli meelde, et siin peaks ka Apollo olema. Vähemalt viimati oli. Nii et teeme siin oma ostud ära ja koju tagasi. Piparkoogid. Lõunaks on meil pasta bolognese ja siin on mis on brokkoli tehtud juustuga. Soonjal on ka sama toit. Juba sõi natuke. Ja magustoiduks on meil banaani kohupiima pasta. Mul on siin digestive, mida iganes, kuidas keegi nimetab need küpsised. Ja Soonjal on ka seesama kreem. Aga talle on mingi tige ja küpsised. Okei, ma pean muusika tagasi panema tööle, sest muidu on meeleolu paha. Nii, mulle tundub, et Soonja magab. Ja ma mõtlesin, et ma pakin kingituse ära. Soonja kingituse siis, enne kui ma lähen ka viskan pikali. Aga ma ei raatsi mitte minutitki raisata sellest ajast, sest ma ei tea, kui kaua ta kavatseb magada. Nii et ma lähen viskan ennast siia pikali ja loodetavasti saan magada 2 tundi. Aega mul neid pakkida kingitusi veel siin õhtul ja homme ja isegi ülehomme veel. Ära jookse ja söö samal ajal, on ju. Sööme paigal. Märkasime. Ma arvan, et ma magasin kauem kui Soonja. Ja siis ma imestan, miks ma öösel ei saa magada. No tegelikult ei saa olla selles probleem, sest ma olen alati maganud Soonjaga päeval. No aga palun ära jookse ja söö samal ajal siis. Ühesõnaga mina tegin lahti silmad kell 3. Ma arvan, et Soonja tegi silmad juba varem lahti, aga ta lihtsalt ei teinud piuksugi. Ja meil on lumi maha tulnud. Nii et Soonja natuke sööb siin puuvilju. Panen ta riidesse ja me lähme mustikakeskusesse. Sest et jällegi, mida ma öösel tegin siis, kui mina öösel magada ei saanud. Mina ostsin vanematele jõulukingituse. Mida polnud üldse plaanis teha.
Mis sa siis jooksed samal ajal? Pane suu sisse ja seisa koha peal või istu sinna. Enne? Jah, mida polnud üldse plaanis teha. Aga ostsin. Et lähme selle järgi. See viimane üldse terves Eestis. Või vähemalt nagu on-offi poodides. Algu sätime ja siis lähme. Tepsu! On hea mets või? Siin olen. Kodus tagasi, nii kaua kui Sonja sööb, siis ma teen teile hauli. Põhimõtteliselt Sonjale ostsin siis Hupa Outletis sellise mütsi. M suuruses. Talle natuke, ma ütleks, et ta suur on, aga ta on ruumisel. Ja näe, leiba sulle. Ja sest S oli nagu niimoodi, et see on talle täpselt paraselt nagu isegi näook oli natuke väike. Kas sa tahad seda siis või? No söö seda. Aga kuppi peab ka sööma. Nii. Ja siis vanematele Kaisa mõjutusel ostsin sellise. Kaisal oli küll see ilusam variant, aga ma ostsin siukse. Hinnavahe oli 100 euri. Ja mõtlesin, et nagu vanematel ei ole nagu oluline, et see on mingi interjööri nagu sisustuselement ka on ju, et näeks ilus välja. Et funktsioonid on täpselt samad, soojendab ja 2 seda massaažirežiimi ja tegelikult siin on ka see kate on pestav, saab ära võtta ja pesta. Lihtsalt see teine kate oli jah nagu ilusam. Vot, aga ma juba ise tahaks seda proovida. Et kui nad ei taha, siis ma võtan selle isegi endale või nagu kasutusse vähemalt mingiks ajaks. Tööl minu meelest väga hea istuda arvuti taga ja siis lasta mudida, sest meil on tööl massaažitool ka, ma ei tea, kas ma rääkinud, aga ta on just nagu suht katki või midagi, et nagu ta teeb pigem haiget kui massaaži. Vot. Aga me sööme ära või Sonja sööb ära. Ja siis kui ta magama läheb, siis ma pakin need kingitused ära ja siis mõtlesin, ma tahan proovida teha kummikarusid. Meil on siin kummikaru vormid. Sonjale siis minu töö juures see lastepakk oli. Siin on see pipetike ja siin on ka 3 pakki neid erinevaid kummikaru pulbreid. Siin on küll kirjas, et mingi 45–50 milliliitrit vett ja siis nagu kuumutada selle pliidi peal on ju potis, aga mõtlesin, et lihtsalt keedan selle vee ära ja siis ongi niimoodi, et kui on nagu vaja, et ta tartub ära enne kui ma jõuan seda vormidesse panna, et siis ma panen poti ja panen pliidi peale. Võt, aga niisugune koht, Lastella, nii et sealt on siin tellitud. Võt, et niisugune tore kingitus, et saab kummi ise teha, ei saa ainult süüa. Või Sonja muidugi seda tegema ei hakka, ma teen ära. Siin on, mis maitsed siin on Coca-Cola, siis on banaani ja maasika. Ma arvan, et ma teen need maasikad praegu. Coca on siuke, võib-olla õelastele pigem. Ja banaan on ka hea.
täiega maasikalõhn on küll. Siuke näeb välja, suht siuke suhkrune. Aga vaatame, keda me selle vee ära ja vaatame, mis siis. Mul on siin küll 60 milli see kopsik, aga noh, eks ma panen vähem siis. Ja sai vist natuke palju. Võib-olla ei saanud veel. Tükki jätta. Ja kui on ikka öeldud, et tehke pliidi peal, siis tehke pliidi peal, sest et ma näitan. Sest et siin ikkagi jäid mingid tükid. Ja siis nüüd läksid need tükid aina suuremaks. Nii, siis peaks tegelikult terve vormi vist täis saama, aga ma ei saanud, sest et no isegi pliidi peal see nagu hakkab täiega hanguma juba. Et siin on osa sellest. Ja no täielik jeblamine. Ma ei kütta ette, kuidas ma selle peaksin puhtaks saama, sellepärast et mul on see hari, on ju, pudelihari. Või no mitte pudeli, aga kõrrehari. Aga no see on ju siin kõik ära, ma ei tea, ühesõnaga ma lasen tal liguneda siin. Need lähevad siis külmkappi vähemalt 15 minutiks. Sest on mul isegi siin seda. Juba on see kummikumm valmis. No. Okei, pean selle puhastama ära. Ma pakin ära selle kingituse. Sest et ma ei viitsi pärast. Sest ma Sonja läheb magama, siis ma tahan ka puhata. Ja nibin-nabin vist jääb mul seda pakkepaberit Sonja kingituse jaoks ka. Siit jäi üks ühte pikk riba. Ma usun, et ta mahub sinna laiusesse või ma loodan. Nii et vaatame, kas sellest jätkub. Ja veel, kuna Sonja jagas enamus oma supist tripolile. Tal oli nii lõbus seda maha visata, siis mõtlesin, okei, ma teen siis riike kiiresti seal fritüüris. Sest et pastat ma ei taha talle anda, ta juba sõidana seda. Oh my god, kas see siia poolest ja panema vist natuke. Nii nõme. Ma mõtlesin, nii palju on seda pakkepaberit, et nüüd teen sellega ja nüüd on see, et ups, veits vähe. Ja ikkagi saame ära pakitud vist. Beebi ja see mängib veel oma nukkudega. Ära end lipud kiusa palju. No. Ai, ta teeb sulle ai, kui sa kiusad teda. Vaatame. Nii, jess. Väga hea. Väga hea. Ma ei tea, kas ma julgen seda Sonja kingitust praegu pakkima hakata, sest ta näeb seda ja siis on tülimajas. No kus sa nüüd kiusad teda? Täielik kiusupunn on see Sonja ikka. Nii, väga hea. Sonja, mis sa kiusad teda? No aga miks sa nii teed?
No, said korraks naks. Aga ära pane käsi suupesemma ära. Lähme jõe äärde. Teeme puukorist paadid ja laseme neil minna. Vaatame. See mahub nipin-nabin siia ära. Ja Sonja siis, mina valisin selle raamatu ja siis Sonja valis sellised klepekad endale. Muidugi 0–3 ei tohi, aga me ikkagi ostsime. Saabub sügav ja oodatud vaikus. Enam pole mingit kahtlust. Talv on käes. Oi, urra, tal on külmad huurid. Parem on, kui ta aknast välja ei vaata. Aeg talveunne jääda. Olgu, mamma. Lähen üles voodisse. Just nagu igal aastal. Magame terve talve, kõhud kuuseaukaid täis. Täpselt nagu meie vanemad, vanavanemad ja Võib-olla näen üles midagi kevadist või vägevat tsiiklus-truusmannikuga. Ma panin nõudepesumasina tööle, nii et see siin undab. Just meil see muumifilm käib siin, ühesõnaga täielik pidu. Aga tükk aega on juba möödas. Vaatame, mis nendest kummikorudest, kuidas need välja tulid. Huvitaval kombel esimesed, mis ma panin, on sellised nagu ilusad värvi. Siit vist ei ole aru saada. Aga nad on nagu kergelt, ma ei tea, ühesõnaga, vaatame. Need võib siis, Need on veel täitsa ju vedelad, mulle tundub. See on nagu maitselt okei. Või ta on hea maitselt. Aga ta oli nagu tükiline. Sest mul jäid sinna tükid sisse. Siis kui ma panin neid, ma lasen ühesõnaga tal üleöö olla, kuigi seal oli vist kirjas 15 minutit ja piisab. Aga jah, ja tegelikult selle koti ja selle pipeti sain ka ilusti puhtaks. Tänu selle harjale, pudeli või kõrreharjale. Ja teate, kell on juba märkamatult 7:45. Pikka pidu polegi. Varsti läheb Sonja magama ja ega ma ise ka ilmselt. Nii et homme näeme. Täna hommikul oli mul nii raske härgata. Ma ei tea, juba sihukest asja ammu olnud. Nagu 6:30 vaatasin kella ja siis mingi 6:40 ajasin ennast voodist välja. Sonja oli ka juba selleks ajaks ärganud, aga olekski selle voodis. Nii, aga ma teen kiirelt hommikusöögi meile. Ja panin praegu pesu pesema. Panin ainult vannitoa vaiba ja ühe pleedi, sest eile Sonja ajas seda kalapulka ajas sinna peale. Ja tema selle mängujänese või kaisujänese, sest et ta käib sellega igal pool viimasel ajal. Ma ei tea, mis tal on sellega. Peale seda, kui tal hakkas silmahambad lõikuma
ta on üks lõikunud, varsti tuleb kohe teine. Siis ta hakkas esiteks lutti, ta ei anna ära, nii kui ta ärkab. Ta käib sellega ringi nii nagu maksimumi on ju. Võib-olla siis kui sööma peab hakkama, siis annab ära selle. Aga siis mingi hetk ta näeb seda, kas siis seda lutti või see jänest ja siis ta hakkab vinguma ja ta tahab neid saada. Kuigi ma üritan neid nagu panna niimoodi magamistuppa, seal kus nad alati on olnud. Et sinna ta ei satu nagu väga on ju päeva jooksul, aga vahel ikka käime seal mängimas ja siis ta näeb voodist ja jänest ja siis on maailma lõpp. Nii et jah, praegu on siuke periood, kus hästi palju lutti, hästi palju jänest käib igal pool kaasas meiega. Kuigi ma üritan õue ikka võtta nagu mingi teise mängu asja vahetada välja, aga see ei õnnestu alati. Et siuke lugu. Ja siis see jänes on nii must on ju. Et siis ma mõtlesin, et peaks nagu ta ära pesema. Et pesen ära. Ta tuleb alati sealt masinast välja mingi poolkuivane juba. Nii et saame ilusti kesa sõita sellega. Ma ei teagi, mis kell me sõidame. No enne tema lõunaund peab minema. Praegu on 7:30. Vaatan, ma ei tea, mis ma jõuan selle ajaga ära teha. Enne kui me hakkame minema, siis tegelikult mul on vaja pesus käia. Juust on vaja ära pesta. Ta on siin juba vabade päevadega läinud hukka. Siis on vaja söök teha. Teen pad thaid. Ja rohkem vist ei olegi. Vahepeal ma pean küntesse minema siis kella 2 ajal vist. Ma peangi siin aega planeerima, vaatama, et ma jõuaks magada ka tegelikult. Tahaks väikse power napi teha, ma arvan. Muidu päris raske öö. Eks ma jälle, nagu ikka, jooksvalt. Mul aju teeb mingeid viimase hetke otsuseid. Aga niimoodi me funktsioneerime. Mõtlesin, et okei, ma siis hakkan tegema nüüd süüa. Hakkasin kana välja võtma. Ja vaatan, et oi, mul on seda poloneiset veel eilsest alles. Nii et ma ei peagi tegema süüa. Kuna Sonja läheb ära, lõunat ei söö kodus, siis kõik see ports jääb mulle. Nii et ma saan seda päeval süüa. Või siis päeval ma ostan midagi ja võtan kaasa tööle selle. Sest et mul ei ole mõtet seda tervet portsu pad thaid teha. Süüa ainult ühe korra ja siis mind jälle pole mitu päeva kodus. See lihtsalt seisab siin. Ja nagu kaasa ka ei võta ju. Ikkagi jõulutoite sööma seal vanemate juures. Nii et sai väga pikalt arutletud selle üle. Pead vaevatud ja lõpuks ei peagi tegema. Aga ma võtsin välja külmkapist need kummikarud. Mõtlesin, annan neile veel ühe võimaluse. Vaatame siis, mis nad täna endast kujutavad. No nad on ikkagi nagu naljakad minu meelest. Nagu hakkad välja võtma, siis on siuke tunne, nagu ta on täiesti vedel. Aga tegelikult ei ole. Ma ei tea. Väga naljakad. Ma ei tea. Ikkagi vist eelistan neid poest ostetud valmis kummikarud. Nii palju jeblamist oli nendega. Nii palju jändamist. Ja siis nagu tulevad välja ka mingid sellised veidrad natuke. Sonja, tule võta kommi. Tule proovi. Sonja, tule proovi. Sonja, vaata. Tule võta kommi. Njam. Tule proovi. Palun tule siia. Tämä on mutikad nuitavamad. Võtame välja siit ühe. Nii, mõmmi. Amps. Maitseb või? Kas see on hea või? Maitseb? Jah? Oota, ära tupi sinna näppe.
teed veel või? Jaa. On jah? Tee kõik üle hea siis. On hea. Oota. Ühe saad veel ja siis on kõik. Ja tänaseks on kõik siis. Tripu, mis sa karjud? Kõik, Sonja, paneme ülejäänud karpi. Näppu jälgides siin peegli puhtaks. Issand, täna on nii mõnus ilm. Siuke mahe. Samas nagu natuke külm. Lumine. Ja panin ühe laari pesu veel kuivama, aga pesema. Sest et Sonja pesis püksi. Siis ma mõtlesin, okei. No. Siis mõtlesin, okei, et mis nad ikka siin viitsi käsitsi pesta ja ühesõnaga panin pessu ja koju tulen, siis panen kuivama. No ma ei tea, mis nad seal otsivad nüüd. Ja igatahes lähen viin Sonja ära. Teen Tripoli ka kaasa ja siis koju. She's my second pair of eyes, and somewhere in here, in this extraordinary brain, she's trying to keep track of it. In my opinion, we have some of the funniest and most creative actors working. Teen Tripoli koju ära, võtsin pesumasinast välja ja nüüd põrutan poodi, sest et ma sain ikkagi väikse nimekirja asjadest, mida on vaja osta. Kehra homseks kaasa ja siis juba Küntesse. Kaks tundi hiljem ja mul on uued küüned. Punased, klassikaline. Ja ma ei tea. Ma teen lihtsalt erinevates toonides punaseid 90% ajast. Ja nii ilus. Aga enne kui ma lähen uinakusse, ma tahan põranda ära pesta. Kui ma sõitsin kodust ära, siis nagu näha, ma panin tolmuimeja tööle, tegi kõik puhtaks, nüüd pean ära pesema ja pesu on vaja panna kuivama ka veel. Ma võtsin küll kõik sinna kaussi välja masinast, aga ma pole kuivama veel pannud. Nii et ruttu teeme need toimetused ära ja siis magama. Poolteist tundi hiljem ja ma olen ärganud ülesse päris hea uni jälle. Ma alguses mõtlesin, et ma ei jää magama, et ma pole üldse nii väsinud või et ühesõnaga kartsin, et ma lihtsalt vedelen seal voodis, ma ei jää magama, aga tegelikult ma uinusin päris kiiresti. Ja nüüd on kohe palju parem olla. Kui ma mõtlen sellele, et mitu tundi töö juures mind ees ootab. Teate, mis mul meelde tuli, kui ma meiki hakkasin tegema. Et mingi nädal aega tagasi vist üks mu 25-aastane töökaaslane
10 aastat noorem siis minust on ju. Meesterahvas. ma ütleks, et ta on nagu veits teistmoodi meesterahvas kui need klassikalised. ma ei tea, ma ei oska kirjeldada teda, et mismoodi ta teistmoodi on, aga ta on heas mõttes teistmoodi. Vähemalt mulle tundub, mis ta päriselus on ju, kui sa oled tüdruksõber, ma ei tea. Aga üks päev siis ta ütles mulle, et ma olen ennast kuidagi nii nagu mitte üles löönud, aga siuke, et ühesõnaga näen hea välja. Ja siis ma olin mingi, aitäh, on ju, et ma üritan. Ja siis ta mingi, et ma viimasel ajal tähele pannud, on ju, et ma ütlesin et noh, et tead, võib-olla see on see break-up glow, mis nagu tekib, on ju, et tavaliselt naistel, võib-olla meestel ka, noh, ilmselt ikka, on ju. Aga ma naiste puhul on see kuidagi nagu rohkem märgatav, sest et noh, meil on see meik, mida me saame kasutada, on ju. Ja võib-olla ennast nagu natuke rohkem üles lüüa, et ma ei tea, vaevalt mehed lähevad nüüd shoppama ja siis mingi, ma näen nii hea välja, on ju. Igatahes ja siis ta mingi, et varem sul oli siuksed nagu tumedad silmaalused ja ma mingi kuule, mees, mul nagu ongi siuksed, on ju. Et see ei ole nagu selle pärast või selle lahkumineku pärast ja mingi stressi pärast, vaid mul ongi sellised. Siis ta mingi, no mitte seda, aga noh. Ühesõnaga, mõtlesin, okei, annan sulle andeks. Või noh, sa tegid siukse komplimendi, et sa saad kõik andeks. Vot, ja siis ühesõnaga, noh, enne seda ma siis juba tegelikult nii-öelda lõin ennast üles või noh, natuke värskendasin oma nägu, ma ütleks. Sest et ega ma väga palju ei tee, noh, minu suure töö teebki ära jumestuskreem lihtsalt, on ju. Sest noh, siit on ikkagi sellised punased alad ja noh, see concealer on ju, mis läheb siis nende tumedate silmaaluste alla ja isegi peale, noh. Sest need on ka nii tumedad. Aga jah, mul on nagu suht eluaeg tegelikult olnud. Või no okei, võib-olla väiksena ei olnud, kui ma olin seal mingi laps, aga minust juba tiinekana ikkagi olid sellised. Et jah, mul ei löö see kuidagi välja, et olen nüüd väsinud või mingi siuke, on ju. Võt nii. Siis täidan veits kulmu. Bronzer, mis põsepuna, ma seda isegi ei kasuta alati. Aga ja ongi kõik põhimõtteliselt. Juuksed pestud ja mis seal ikka veel tahta, noh. Selline asi panebki, siin on veel padjakas ka, nii kena. Aga no see läheb välja põlule. Ja teete, mul on nii kõht tühi. Aga kui ma läksin, kell 5 sain siis valmis täpselt kõigi nende toimetustega siin kodus. Ja siis ma mõtlesin, et tahaks süüa, et sööks selle pasta ära. Aga siis ma mingi, ma tean, et märkan üles ja siis mul on ka kõht tühi. Nii et ma söön seda nüüd, kui ma jõuan. Vaatame, mis see kell on. 19.09. Jõuan ikka, mul on vaja Tripoliga minna kiirelt jalutada. Aga see ei võta kaua aega. Mis siin teeb? Ja siis ja siis ongi kõik ripsmed kulutada ja valmis. Lähme tööle. Viitsi üldse. Aga noh, üks päev. Yeah, so for like as Tere kõigile, täna on 24. detsember. Ma ei tea, kas täna võib öelda häid jõule või no ilmselt võib, aga noh, ma olen alati segadusel, et kas 24 või 25 on see õige päev. Vist ikkagi 25. Või noh, ma ei tea. Igatahes jõulud on selles mõttes käes. Ma juba eile nägin Instagramis hästi palju jõuluistumisi tegid mõned ja lalala. Või noh, muidugi ma saan aru, et nüüd tehakse terve detsembri vältel juba, on ju. Aga mõnel tundus see nagu siuke, et juba
et see perega istumine või noh, näiteks ma ei tea, mehe perega või siis selle naise enda perega ja siis järgmine päev lähevad mehe pere juurde. aga minu jaoks on alati see nii veider nagu 23. midagi sellist teha, sest see on mu õe sünnipäev. et nagu tundub ebaaus tema suhtes tähistada jõule sel päeval, kui tegelikult peaks tähistama tema sünnipäeva. vot, aga tänane plaan oli sihuke, et ma ärkan kell 12 üles, ma ärkasin 12:15 ja noh, panin ennast valmis, ühesõnaga, ja et me pidime minema siis Kehra ja võtma peale ka siis ema või isa ja siis sõitma kalmistule, et ma ei tea, seal midagi korrastada või jah, küünlad panna põlema, et ma ostsin eile ema palvel 2 küünalt. ja siis jah, aga nüüd ema helistas, et käi ise sealt läbi, on ju, enne kui sa Kehra tuled, et ei hakka edasi-tagasi sõitma. no okei, et noh, mul nagu vahet pole, aga kas te ise, keegi teist ei taha minna siis kalmistule või? no ju siis ei ole nii oluline neile kuidagi see. või siis nad üritavad mind säästa, kuigi mul on nagu ükskõik, ma võin sõita, mul pole probleemi sellega. aga nüüd siin pesus ära käia ja hambad ära pesta ja nii et sööma ma vist midagi ei hakkagi. kuigi mul siin oleks, saaks peekonit teha. tahtsin need kummikanud ära teha. mõtlesin, nagu ma ei hakka neid hoidma. teate, ma teen need ruttu ära. vähemalt selle banaani oma. siis ma saan need kaasa võtta ja lapsed saavad need ära süüa. muidu nad jäävadki siia mulle siia kappi seisma. kui alguses tundus, et mega hästi läheb, et paremini kui eelmine kord, et ei ole neid tükke sees, kohe nagu lahustus ära see ilusti, siis ma sain minust veel vähem. just ma sain ikkagi siitria nagu eelmine kord ka täis, aga seekord oli see, et ta hakkab seal lõpus ikkagi nagu juba hanguma ja kui ma tahan teda nagu uuesti teha, vaata, siis seda on nii vähe seal poti põhjas, et nagu see pott lihtsalt nagu, no ta ei hakka nagu kõrbema, aga nagu ma ei tea, ühesõnaga, ma ei tea, on vaja mingit ülipisikest potti, et ta oleks rohkem nii-öelda kõrguses kui see, et ta on laiuses. Ühesõnaga, ma ei tea, mul on ükskõik, ma ei viitsi enam, ma ei tea, kas ma võtan selle vanemate juurde kaasa, selle Coca-Cola, kui nad tahavad, ma hoiatan neid, et sellega on jamamist, aga kui tahavad, siis teevad ära. aga teate, ma hakkan minema, kell on juba 12:45, pidin 12 tegelikult kodust välja minema või noh, 12:15.
võta proovi banaani. Enne ma panen selle lõksu peale. Ilusti ära tahmeldust, kui sa sööd. Vaata mammi. Sonja, kus sa lähed nüüd? Tapad, kus te lapse viite? Meie jälle siin. Eile midagi ei rääkinudki õhtul, sest et noh, nii palju sagimist oli siin vanemate juures ja ma arvan, ega täna tuleb suht samasugune päev, aga see 24 ja 25 kõik, mis ma nagu filmin siin, ongi pigem nagu hetked, et endal kunagi tagantjärgi vaadata ja noh, Sonjal ka. Et millised siis tema teised jõulud, aga selles mõttes ikkagi esimesed jõulud, kus ta nagu midagi nagu adub, sest esimesed jõulud oli pooleaastane, et noh, jah, ikka päris pisikene. Ja noh, nüüd me oleme perega, et eelmine aasta me olime siin ja olime Šveitsis ka, aga noh, see oli niisugune, et pigem niisugune kaos. Vot, aga jah, ühesõnaga ilmselt tuleb siit järgnevad mõni minut tummfilma ja siis ongi kõik. Ja häid jõule teile, kuigi ma vist juba ütlesin. Ja eile oli mul sai 1000 jälgijat või subscriberit sai täis YouTube'is, et ülihea jõulukink mulle teie poolt, et tõesti ma poleks elu sees oodanud, et üldse nagu sellist numbrit kunagi näha ja noh, mul polnud nagu mõtteski, et selleni kunagi üritada, aga see tuli kuidagi iseenesest, nii et suur aitäh teile, ma tõesti kõiki hindan teid, kes te siin jälgite mind. Ja kui sa veel ei ole subscribe inud, aga käid vaatamas mu videosid, siis oleksin väga tänulik, kui sa ikkagi vajutaksid seda nuppu seal. Anna emmele jänku.
Mis sa said? aitäh, kõik see on minu oma. Mis sa veel said? aga raamatu selle pealt saab üle minna, see saad ära. Sonja, aga vaata, mis seal kotis on. ja see on suur. Mis seal kotis on, vaata. Venna aitab kattida. Võtab veel, vaata, mis seal veel on. Mis sa said? Annad taadule või? Gregor, seda nuga ei ole kuskil või? Mis seal veel on? Võta. Eeva aitab. Need on need, jah? Joi, me oleme neid ostnud. Aitäh! Mis seal veel on? Veel või? Aitäh! Anna talle näita, Tõmba ära, sa oskad küll. Tõmba kõvasti. Täidu, oled nuku väikse. Minä näitä emmellä, kun sä ambet pesä. Toinen näitä. Näitä maamalla. Oi, kui suur hambari sul on. Tuleb väga hea.